3, 2, 1. Jõudu, tuli selline pikk ja lohisev video, aga andsin ennast parima, et jagada video peatükkideks. Kui terve video ei paku huvi, siis vaata mõnda peatükki, mis võiks huvi pakkuda ja anna mulle all teada, kas video meeldis või ei meeldinud. Head vaatamist! On päev varem ja kuna mul on aega tänapäeval, siis pakin auto ära, et homme saaks vara teele asuda. Sõidan siin asjade poole, aga tegelikult on korralik kultuurishokk istuda A8 siia STI-sse. Mitte, et ma just alles ei sõitnud selle autoga, aga kurat, nagu kuidas sa tunned kirjeldada, nagu rööbast sõidaks või midagi sellist. Terve aeg on selline tunne, nagu ületaks raudteed, et isegi kõige väiksemad ebatasasused on nagu hüpekad. Sai auto homseks ära pakitud, et võtsin kaasa teised rehvid, mis mul on Bridgestone R070 Potensad, tehase moodus 2254517. Paigutasin nad niimoodi autosse, panin turvavööga kinni nii palju kui sai. Kindlasti ma ei soovita kellelgi niimoodi rehve vedada autos, et kujutate ise, tõenäoliselt pole palju vaja, et mingisuguse füüsiliste jõudude mõjutuse tagajärjel teil peas kinni oleks. Sest ilmselgelt need turvavööd ei ole mõeldud rehvide kinni hoidmiseks, aga mina teen seda omal vastutusel ja mul neid kuhugi mujal ei ole panna, et niimoodi ma neid kaasa vean. Ja selle auto puhul üks mahub pagasiruumi, ja mitte kuidagi ei ole mul võimalik siia rohkem rehve mahutada. Ma mõtlesin, et ma teen sellise väikse ülevaatliku lõigu sellest, et mis mul siin autos täpselt on ja millest üldse alustada siis auto ja varustuse puhul, et saaks üldse rajale minna. Tegelikult ei nõua üldse palju, ma käin kiirelt vaikselt kõik üle. Alustame siis esimesest asjast. See, mis teid reaalselt teel hoiab, rehvid. Kui nüüd aus olla, siis võib rajale minna ükskõik mis rehviga, et olgu see Linglong, Westlake, Shampiro või mis iganes suurepärased brändid, kuni Michelini Cup 2-deni välja, et pidamist saab minna ja otsida ükskõik mis rehviga. Ainus soovitus siis, mis ma oskan öelda, on see, et kindlasti veenduge, et rehvi mustrit oleks piisavalt. Et mina alla 5 mm Shampiroga rajale ei läheks, eriti kui peaks olema vihmased olud, aga põhimõtteliselt ükskõik mis rehvi pidamislimiite saab ja ilmselgelt ka võib testima minna, et mina ei näe sellest probleemi seni, kuni sõidetakse mõistuse piires ja mitte rehvi võimekust ja oma võimeid üle hinnates. Edasi tulevad pidurid. Mis ma pidurite puhul ütlen, on see, et tegelikult saab sõita ka kõige tavalisemate piduritega, aga ainus asi, mida tuleb tähele panna, on see, et oleks piisavalt ketast ja klotsi ja teiseks muidugi tuleb arvesse võtta, et tavaline, kõige odavam tänava ketasklots tohutut endurosõitu vastu ei pea, et lihtsalt peab hoolitsema selle eest, et võib-olla siis vahepeal jahutama neid pidureid või siis tegema ringi korraga, aga põhimõtteliselt saab sõita ka kõige tavalisema ketta ja klotsiga seni, kuni neil on veel mustrid peal ja kulumist jagub. Nii, aga siit tuleb esimene tuuning, ilma milleta ma ei soovita mitte kellegil raja poole vaadatagi. Kui me vaatame siia sisse, siin ei ole väga hästi paista, aga tegemist minu auto puhul on siis hell armeeritud pidurivoolikutega. Kui ma midagi paneks hingele, siis mina ei läheks rajale ilma armeeritud pidurivoolikuteta. See on kindel, minu jaoks kindel ei. Olgu see ükskõik mis auto, kindlasti mõne ringi saab sõita, ilmselt sama jutt nagu piduritegagi. Kui temperatuuri siis kontrollida, sellel silma peal hoida, taaskord ringikaupa saab sõita, aga minu jaoks kindel ei, et isegi mu igapäevasõidu auto on armeeritud pidurivoolikud, rohkem pulli pärast, aga see on kindlasti üks tuuning, mis teha tuleks. Ja lisaks armeeritud pidurivoolikutele kindlasti ka siis racing, võidusõidu piduri vedelikõli. Minu autol on siis hell armeeritud pidurivoolikud ja Motul RBF 700 piduri vedelikõli. Et need on kaks asja, ilma milleta mina üldse rajale ronima ei hakkaks. Nüüd räägime üldisemast, veermik ja vedrustus. Mina ütleks niimoodi, et see võib olla täiesti tavaline tehase amort, puks, mis iganes, aga see peaks olema vähemalt poole paremas seisukorras, kui ülevaatused läbi saab. Et mina võtaks seda niimoodi, aga tegelikult kui see auto ülevaatused läbi läheb sildade ja veermiku koha pealt,
et siis sellega iseenesest saab juba rajal sõita. Aga eks see ole rohkem iga enda südametunnistuse asi, et tegelikult saab iga romu sinna rajale viia. Keegi vähemasti Eestis ega ka Nürburgringil ma olen näinud kunagi, et keegi kontrolliks, kui sa lähed sinna avalikel aegadel, et mis sul seal autoga nagu reaalselt toimub. Et lihtsalt siin nagu kõigi eelnevaga mainitud, et paneks lihtsalt südamele, et ise tuleb enda auto eest hoolt kanda, sest kui sa seda ei tee, ei pane sa mitte ohtu ainult ennast, vaid ka teisi, kui su auto peaks mingisuguse tehnilise viperuse tõttu tekitama mingisuguse ohtliku olukorra. Kapoti all tegelikult võib olla ka kõik täiesti tehase konditsioonis, et ma mainisin, piduri vedelik kindlasti peaks olema minu jaoks vähemasti nii-öelda ringraja võidusõidu oma, aga muidu jahutusvedelik, roolivõimuõli, et kõik muud sellised asjad võivad olla täiesti kõige tavalisemad. Ei pea mitte midagi modifitseerima, aga üks asi on kindel, peaks olema veendunud, et auto ei leki ühtegi vedelikku mitte kuskilt. Ikkagi üldiste komponentide seisukord peaks olema selline, et oletame su näiteks see ülemine radiaatori lõdvik, et see lihtsalt ei purune ühtäkki rajal. Väga ohtlik olukord, kui auto hakkab jahutusvedelikku lekkima. Ja üldiselt kõik muud jupid ka, et nad peaksid ikkagi olema sellises, kuidas siis öelda, töökonditsioonis, mis on siis, nimetame seda siis üle 50% kulumisastme. Kõik tehase jupid on normaalsed, nad peavad vastu mõne ringi kaupa, kui nad on heas seisukorras. Olgu see siis ükskõik milline kummijupp, plastmasstükk, et nad kõik oleksid vähemasti täiesti 100% füüsiliselt terved, ilma mõradeta, ilma füüsiliste kahjustusteta. Lühidalt siit sisust ka, ma väga sügavalt ei hakka sellest rääkima. Lihtsalt tuleb koristada autost kõik lahtine kola ära. Pagasiruumis ka näiteks ma juba täna võtsin lisavaluratta sealt alt välja, see jäi koju, et ma ei hakkagi seda kaasa võtma, sest raja ääres ma peaksin selle välja kakkuma ja ma ei hakka seda liigutust siis mitu korda tegema, et ma lihtsalt võtsin ta täna juba välja. Natuke spetsiifilisemalt siis, kuidas minu puhul on, nagu te näete, mul on 2 komplekti rehve. Nimetagem neid siis nii-öelda poolslikkideks, mida need tegelikult päriselt ei ole, aga lihtsuse mõttes, et Federal 595 RS Pro, et see on rohkem siis nii-öelda kuivailmarehv ja autos on mul eelpool mainitud Bridgestone'i Potenza RE070, mis on siis pigem selline tänava sportlik rehv, et võtangi homseks kaasa need Bridgestone'id eelkõige vihma ootuses, et kui peaks vihma sadama, siis ei jää sõitmata. Et vihmaga ma pigem ei eelista neid rehve. Kindlasti saab sõita, kindlasti õige juhi kätes ka väga kiiresti sõita, aga mina panen homme need Bridgestone'id alla, kui peaks olema sademeid kõvasti, siis niimoodi, et ikkagi korralikult sajab. Et kui natuke märjaks saab vahepeal, siis saab oodata raja kuivamist ja nendega ka ikkagi harjutada autotunnetust, et see tuleb kasuks tegelikult. Olen siis enda jaoks kogunud kokku sellise varustuse, mis peaks siis rahuldama 99% minu ise tegemisvajadusest. Et alati muidugi tuleb kasuks, kui on lisaõli kaasas. Mina kasutan siis Motuli Sport 5V50, et õli teemal ma siin pikemalt ei peatu. Hetkel on autos segu igasugustest jahutusvedelikest, aga põhimõtteliselt enamus sellest peaks olema Polari kõige tavalisem punane jahutusvedelik. Eelistaksin Motuli oma, aga hetkel saab hakkama ka tavalisega, et tegelikult saab hakkama ka destilleeritud veega ja kui väga lihtsaks minna, siis saab hakkama ka kraaniveega. Mul oli esiaken must, siis võtsin aknapuhastusvahendi homseks kaasa ja puhastusvahend, igaks juhuks äkki on vaja midagi puhastada, ükskõik, ei kujuta ette, kas või GoPro kinnitamise jaoks midagi sellist, et sellepärast mul sel hetkel on. KS Toolsi 170-osaline tööriistakomplekt, selle komplektiga peaksin saama mina tehtud kõik tööd, mida ma valmis ise olen ette võtma. Siin peaks olema kõik, mis sellise algelisema autoremondi jaoks võiks vaja minna, et kõik peaks siin olemas olema. Siit järgmine samm oleks muidugi, et on olemas elektritööriist, mille otsa need otsikud kinnitada näiteks, aga seda mul hetkel ei ole ja ma hetkel ei tunne ka, et vajadust oleks sellise lahenduse järgi, et kõige lihtsamad asjad, mis ma ise teha viitsin, need ma saan käsitsi hakkama. Siin on tung, et saaksin ise rehve vahetada, nagu juba näidatud sai, ühed rehvid on autos, ühed on all
et oleksin lihtsalt ise alati rehvi vahetuse võimekusega. Näitan kohe siit veel, mis selle rehvide juurde kulub. See on siis manomeetriga rehvipumba otsik. Mina kasutan seda eelkõige siis rehvirõhu vähendamiseks, et rajale lähen suurema rehvirõhuga, sõidan ära mõned ringid ja panen rehvirõhud rajasõiduks paika. Et siin Subarul sõidaks nende federaalidega 2 paari juures, et ma ei tea, kas see on õige või vale, aga see on minu eelistus. Ja siit leiame veel ühe olulise tööriista, samamoodi KS Tools, dünamomeeter, moment või võti, et siis sellega ma kinnitan mutreid viimast otsa, et saaks täpselt 120 Newtonmeetrit kõigile poltidele. See on tähtis mutrite kinnitamine õige momendiga on see, et nad lahti ei tuleks ja teisipidi, et liiga kõvasti kinni oleks, sest rajal saab ilmselgelt see piirkond siin tulenevalt erinevatest hõõrdejõududest kõvasti kuuma ja kui liiga kõvasti kinni on, siis võib, ütleme äärmuslik on see, et keevitab kinni sul poldid ja palju õnne siis. Ja kui liiga lahtised on, siis see on sildilegi selge, et see on halb. Siin on mul tegelikult nii-öelda jõuosaks lahti kangutamiseks ja 99% kinni keeramiseks on see nii-öelda rehvi rist või kuidas seda nimetama peab. Et selle kinkis mulle Jaanus, kes mu auto eelmine suvi katki sõitis, jutumärkides sõitis. Katem, Jaan! Tema ei olnud süüdi ju tegelikult. Padrunid erinevate poldi mõõtude jaoks 17, 19 ja 21 oli. Tavapoldid Subaru 17 ja vargamutri jaoks läheb 19-10 vaja. Siin on veel kola, siin on mul olemas jahutussüsteemi jõutamiseks lehter, mis on parajaks lõigatud. Ise meisterdasin K-raudast kättesaadavate vahendite abil niukse punni siia, et selle 2 asja abiga, ütleme nii 90%, mis siit üle tuleb, ühesõnaga grammi võrra vedelikku läheb maha ainult, et päris ideaalne see ei ole, aga sobib väga hästi. VD40 tavaline ja siin on veel Fast Release Penetrant, mis peaks kiiresti igale poole vahele imbuma ja aitama vabastada erinevaid asju. Ja tegelikult ikkagi nende spetsiaalsetel VD40 toodetel on ikkagi vahe sees võrreldes tavalisega, et sellega ma avasin ükskord vannitoas, kraani vahetasin ja aitas väga kähku tegi lahti. Kraan oli kõvasti kinni. Vahetasin tila ja aitas lahti väga kiiresti. Siis siin sees veel leiame teise rehvirõhu pumba otsiku koos manomeetriga. Selle ma ostsin pulli pärast, selle hind oli 8 või 9 eurot. See põhitükk oli 28, 26, 27, 28 eurot, et lihtsalt ostsin odavama ka prooviks, aga ma pole jõudnud võrrelda, et mis mõõte nad näitavad, et kas see varieerub. Jupp teipi, MacGyveri teipi nii-öelda, alati kulub ära. Paber, väga universaalne asi. Kindad, mul on vähemalt 2 paari kindaid alati kaasas. Ja käärid. Tegin nii lühidalt kui võimalik, aga see oleks kõik ja üsna palju juttu sai tegelikult, et ma nüüd viskan need asjad kõik autosse tagasi ja olen homme hommikul siin auto juures tagasi. Mul muid asju ka vajada, asju, mis ei ole üldse minu hobidega seotud. Need igapäeva värk, töö või nii. Ja keegi on siin garaažis seina peale meeminud ka. Suht nunnu. Tere hommikust siis kõigile rajahuntidele. Olen teel Pärnusse. Põhimõtteliselt aasta on möödas viimasest käigust. Mis on siis vahepeal toimunud? Esiteks täna muidugi tervitaks Timberstock OÜ või mis iganes see firma tähistus on. Kaubikujuhti, et püüad kõvasti, püüad. Et mina ei püüa, ma lihtsalt kruisingi niimoodi. Tegelikult viimasest aastast ma 9 kuud ei elanud isegi Eestis. Et eelmine aasta 1.–2. september, ma lahkusin 2. september vist ja tulin tagasi alles 2. juunil. Mul 2 autot tegelikult on ja need autod seisid siin, kaasa arvatud siis see auto, millega me rajal läheme hetkel. Ma tulin oma välislähetuselt tulin Eestisse tagasi, olin veidi raha kogunud, mõtlesin, et ostan mootorratta. Lisaks veel YouTube'i superstar Andres, kes siis mind autodega aitab, ta oli ka puhkusel ja kuidagi 2 kuud ei toimunudki mitte midagi selle autoga. Ta oli teada, et jahutusvedeliku leke on kuskil ja ta seisis. Ja ma ütlen ausalt, mul endal ka mingit suurt initsiatiivi ei olnud, et ma ikkagi, ma tahtsin seda mootorratast osta, et plaan oli osta mingi selline 2003–2005 nii-öelda superbike. Sellest asja ei saanud lõpuks. Pean siit mööda sõitma.
paar õiget momenti magasime maha motika ostuks ja siis vaikselt raha jäi nagu vähemaks ja siis enam ei olnud selle õige motika jaoks raha, et ma päris suvalist ei soovinud osta, et ma tahtsin ikkagi osta masina, mis mulle nagu nii tehnilistelt näitajatelt kui visuaalselt imponeeriks. Andres otsustas, et augustis ta enam ei puhka ja ülejäänud ma olen suurt kõik filminud siin, et ma ei ole midagi vahele jätnud. Et sai diagnoositud see paisupaagi leke. Vahepealne on kõik põhimõtteliselt videos, et ainuke asi, mis on nüüd vahele jäänud, on see, et eelnenud pühapäeva õhtul kutsuti mind Tabasallu sõitma ootamatult. Mõtlesin, et mis seal ikka, et kui kutsutakse, siis tuleb minna ja siis sai käidud jälle. Ja ütleme, et nüüd see viimane Tabasallus käik oli esimest korda elus, kui ma nagu ükskõik mis tingimuste arvelt ei parandanud oluliselt oma ringi aega. Senine parim oli 43.95. Tol õhtul sain ajaks 43.92. Siis vaatame, kuidas täna läheb. Viimati ma sõitsin vist 1.32 või 1.324. Jälle täpselt ei mäleta. Aga idee poolest võiks ju täna 1.31 ära sõita, et sinna lõppu kas või. Et siis ma oleksin rohkem kui happy. Ma arvan. Sest ma olen seda ka varasemalt vist mingis videos öelnud oluliseks nii-öelda sõiduoskuse tõstmiseks. Ma peaksin ikkagi kellegiga minema rajale, kes on võimeline mulle näpunäiteid andma, et kuidas oma sõidutehnikat lihvida. Sest praegu panen põhimõtteliselt Tarzan, et ma lihtsalt kunagi sain endale kiire auto, otsustasin sellega rajale minna ja nüüd ma iga järgneva autoga vaikselt toksinud olen. Mingit õpetust ma kunagi saanud ei ole, lapsena ma karti sõitnud ei ole, et täiesti selline loomulikust talendist või talenditusest vastavalt olen siis sõitnud. Ega rohkem vist ei olnudki midagi, ma vaatan, et see on juba 6 minti jooksnud, et ma sõidan siis pigem raja äärde ja teeme asja ka. Alustame siis seekord sellisest aastast nagu kütus, 13,16 liitrit ja palju meil on siin? 76,5 miili. Okei, paistab, et selle koha pealt mingid erisusi mootoril ei esine. Aga nagu siin taamal paista on, siis olen jõudnud ringi äärde ja seekord oldi ka lahked, anti mulle luba tõsta asjad ühte boksi varju alla, nii et ma lähen teen seda nüüd. Õnneks siis seekord ka lubati lahkelt asjad tõsta varju alla ja sättisin siin kaameraid üles tükk aega. Motikad hakkavad rajale minema, nende sessioon. Aga mul on siin vana hea GoPro Hero 3 White, võtab siis instrumente. Hero 8 Black panin laadima, see võtab siis nii-öelda eest vaadet. Seal on Garmin Glow 2, mis siis annab mulle täpsema GPS-signaali kui lihtsalt puhtalt telefonist. Ja taga on Hero 5 Session, mis siis võtab sellist üldist pilti ja tegelikult mul on üks kaamera veel. Aga mul ei ole kinnitusi rohkem korralikke, et seda saaks panna ülesse. Aga nüüd ootan siis aega, millal autod jälle minna saavad ja lähen peale. Seal taga on üks Porsche Cayman, vist 1.31.4. Et ilmselt tema on kõige kiirem täna siin rajal. Vaatame, kas me saame sinna samasse sekundisse. Aga tegelikult ma tahtsin näidata tänase päeva kõige põnevam asi ilmselt minu jaoks on minu uus kiiver, mida ma saan esimest korda kanda. Ma võtan ta siit välja. Selle kiivri ma tegelikult ostsin endale mootorrattaga sõitmiseks, aga nüüd ta on mul siin
autoga raja sõitmiseks ja mitte Poser Nürburgringi kleep. Ma olen seal käinud ka, ma olen seal sõitnud ka. Aga nüüd ma lähen autosse ja valmistun rajasõiduks. Keskendun ja need asjad. Nii, rajale minek. Vaatame, kuidas siis välja tuleb alustuseks. Paneme pulsi ka tiksuma. Other exercise activity läheb minna. Ja ma hüppan siin rajale, et vaatame. Kõigepealt tuleb rehvirõud paika saada ja vaatame, et auto toimiks ja niimoodi kõik need asjad. Uut kiibrit ja värki. Ja läheb minna. Kui sa ei valeta, siis 1.31.1 ja ma lihtsalt harjusin rajaga hetkel. Et täitsa lõpp. Vaatame, kas see tõdega on. I am speed. Ma ei tea, kus ma sellise kiiruse leidsin, aga ju siis on veel varus. No vaatame, mis siin saab. Kuidas mul nüüd läheb.
1:30:09 ja selle ma saan videosse ka panna, kuidas mul tuli külge kramp, sest ma olen nii kuiv, trennid on nii rasked olnud ja siis puust kattis ka täpselt. Siin diislimeestele ka midagi, et mis see puhas rajakütuse kulu on, siis 33,4 miili ja vist paista väga hästi 23,8 liitrit. Olen 2 tiiru jõudnud ära teha ja teisel tiirul ma olin juba, üks oli väga hea kiire ring, ma olin juba päris kiire, aga siis täpselt lõpusirgel puust kattis ja mul tuli külge kramp ka, sest ma olen paar päeva kõvasti kuivanud trennis ja siis täpselt kiirel ringil hakkasin istmest välja vajuma, tõmbas nagu korraks krampi külje ja auto puust kattis ka stardi-finiši sirge ja ikka 1:39 reiskronoga, siis ma täna seda transponderit ei võtnud, seda 10 eurot hakkan kulutama, kuna mul võimekus endal olemas. Motikad uhavad ja võib-olla ma jätan ühe sessiooni vahele, et ma ostsin päevapileti, et vaatame hobu üle, laseme tal natuke hingata ja hingame ise ja siis proovime uuesti. Aga noh, kiirus on juba päris hea sel juhul. Mul oli siin plaanis hakata vaatama rehvi mustreid, mustrijääke siis tööriistaga, aga paistab, et ma olen ühele rehvile kõvasti ai teinud. Et ma proovin selle taha sisse tõsta ja vaatame, mis saab. Vaatan korra, palju seda jääki ka on. No jääki on tugev viiekas. Mõlemas vaos siis, et serv on alla 4 kulunud tegelikult ja sisemine serv 4, et väljast on kulutanud rohkem. Vaatame teiselt poolt. Teisel pool on ka üks ai rehvil. Sees on pea 6, nagu ka teisel pool ja pea 6. Serv on 4, ilmselt samamoodi on kulunud. Jep. Aga mis ma proovin teha on, ma tõstan diagonaalis ümber, et kõige rohkem valu saanud rehv läheb siis taha sisse. Ehk siis diagonaalis vaatan ära ja vaatan, mis saab. Paistab, et mingil määral sain oma rehvist jagu. Siit alt on näha, tõstan nad ümber, tõstan need taha ja siis lähen teen ühe testiringi, et mis see rehv teeb. Aga diagonaale ei saa tõsta, et ma ei saa seda taha välja panna. Ma saan ainult eest taha tõsta, et vaatame, mis sellest rehvist saab. Et noh, väga suurt entusiasmi selle rehviga sõita igastahes ei ole. Esimene välimine on natuke vähem vatti saanud, et siin on see üks amps ainult. Esimene sisemine, vabandust, on rehviga tegu, et selle tõstame nüüd taha. Tagumine sisemine siis, et see paistab täitsa vinks-vonks, keegi ei ole ampsu teinud. Et selle tõstame siis nüüd ette. See on parim, mis ma teha saan. Et muster ei jookse, ei saa pooli vahetada. Saab testida vähemalt, et mis see katki ampsutatud rehv teeb. Seda saame näha, milline ta välja näeb teisel pool, aga noh, ma tõstan nüüd ümber lõpuni. Nii, see on nüüd tagumine välimine. See näeb üsna viisakas välja. Pole ka ühtegi ampsu välja võetud sellest, et see läheb siis seda ära ampsutatud esirehvi asendama siia. Siin see ära ampsutatud poiss on.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 isegi. Kiire situatsiooniraport, loodan, et see motikate lärm siin nii kõva ei ole. Käisin siis bensujaamas, lõin kõik rehvid 2,5 baari peale ja vaatan, kuidas see olukord siit kujunema hakkab, et ma sõidan paar sellist poolkiiret ringi ja vaatan, mis nägu see rehv on peale seda. Ja kui pilpad taga, siis ilmselgelt ma kiiresti sõitma ei hakka. Aga kuna ma olen päeva eest maksnud, siis vähemalt testima on mõtet minna, et mis sest rehvist alles jääb, sest mul vahetusrehvid on kaasas ja sügavalt suva, kas ta jääb siis terveks või ei jää lõpuks. Ainult nii palju, et ma ei tahaks, et ta rajal ribadeks läheks, et ma tühja rehviga velje peal boksi peaks sõitma või siis mingit paska üle aru rajale viskaks, et siit mõned kummitükid ei ole hullu midagi, aga mingit paandust ka ei taha korraldada. Ühesõnaga, praegu on suht kiire, pole aega raisata, ma tegutsen. Here goes nothing selle ribadeks sõidetud rehviga. Et vaata, mis saab.
püüdsin, mis ma püüdsin, aga no põhimõtteliselt sama aja sai. Tahaks kiiremini saada nüüd, kui ikkagi ajamõõtja lubab, et 1.31 võib sõita, siis noh, tahaks ikka kuhugi sinna lähedale jõuda. Viimane nähvakas kütti täna 45 miili ja 24.18. Ja mul tuleb siin veel viimane sessioon, ma arvan, nii et ma ei raiska siin aega filmimise peale, et sõidan ära ja siis pärast äia taga saan rehve vahetada ja kokkuvõtte teha. Heakene küll, loodame, et suksu vastu peab ja sõidame selle viimase sessiooniga ära ikka täie raha eest. Tehtud, ma ei hakka siin praegu jamama, viskan asjad kokku ja saavad inimesed koju minna või mis iganes nad siin tegema hakkavad. Võtaks siis päeva kokku. Noh, üle ootuste hästi läks täna, et ma ei uskunud, ma nii kiire võin olla, lihtsalt ühest kohast 1,3 sekundit kiirem. Vähemalt mõõteriistade järgi oleks võinud see aeg veel kiirem olla, et sellest on kahju, et ma sealt 1,3-st, mis ma juba olin, ei saanud veel poolt sekundit kätte. Ma ei leidnud seda lõplikku täielikku kiirust millegipärast, mis parimate sektori aegade alusel oleks võinud ju olla. Millegipärast see 30.09 või 08, mis ta oli, et see mu parimaks jäi täna. Refiga oli see väike ehmatus. Ma andsin viimased 2 sessiooni. Ühe tegin proovisessiooni, lõin refid rõhku täis, et panin 2,5 baari külmad sisse, et kui viskab sodiks, siis viskab sodiks. Et kui suur rõhk on, siis peaks ilusti ära kooruma ju kohe. Aga nagu näete, 2 sessiooni sai veel tehtud ja ikka on see sama serv natuke kannatada saanud, et millest see tuleb, siis on kõik ära söönud. Kuna rada annab suurimat koormust paremale välimisele refile, ja lisaks sellele siis võib-olla rõhk oli natuke madal refil. Sellest tulenevalt siis sai see ref natuke ai. Ma ei oska nüüd öelda, kas enneaegselt või mitte. See võib täiesti tuleneda ka kulumisastmest. Ref on juba omajagu kuuma saanud nii kardirajal kui
kokku korra siin, nüüd teist korda täna. Sellest tulenevalt võib ka kulumine tekkida, et noh, lihtsalt otsapidi oma eluaja on juba ära elanud. Nüüd täna tekkis mõte oma julgust avastades, et kindlasti tahaks proovida Michelini Cup2-sid. Kiirust nagu on ja mingisugune autotunnetus on ka tekkinud. Ma nagu usaldan autot. Üks kõige parem lause, mis mulle öeldi, oli, kui ma käisin Apexi M3 taksoga sõitmas. Tim Morley, kindlasti YouTube'is Nürburgringi fännid teavad. Tema ütles, et sa pead lihtsalt autot usaldama. Ja kui keegi oleks mulle 5 aastat tagasi öelnud, et ma julgen selle esimese kurvi seina lähedal nii kiiresti sõita, siis ma ilmselt ei oleks uskunud teda. Aga jah, tuleb lihtsalt masinat usaldada, et suksu on tubli, on vastu pidanud. Vaatamata oma EJ257-le. Ees on juba 3 auto 24 ringi kleepsu ja Tabasalus on mitmed korrad juba käidud. Rehvid ja pidurid on väga hea investeering olnud, et kulutada natuke rohkem klotsidele ja ketastele. Tegelikult need Federal 595 RS Prod on niisugune säästuvariant rajarehvist. Ikkagi mul on eraldi rajasõidurehvid, et need on olnud head investeeringud. Eriti, mis puutub siis kiiresti sõitmisesse, et on ikka mulle kõvasti hoogu juurde andnud. Aga mis veel tuli meelde? Tahaks tänada kõiki oma tellijaid, subscribereid. See video on küll eesti keeles. Ma tean, et suur osa nendest ei ole eesti keelt kõnelevad inimesed, aga 400 subscriberit sai täis. Täiesti mõttetu number. Ma olen vaadanud, mingid inimesed laevad mingi suvalise videoklipi ülesse, mis saab 1 000 000 vaatamist ja neil on ka rohkem subscribereid. Kunagi midagi rohkem ei lae üles, aga saavad ka, ma ei tea, paarsada, paar tuhat subscriberit selle eest, et neil on lihtsalt üks mingisugune klipp, mis oli rohkem või vähem viral. Minule need 400 subscriberit ei ole küll lihtsalt tulnud. Kui ma nagu täiesti objektiivselt võrdlen oma sisu, mida ma olen loonud, teiste kasutajate sisuga, mida nemad on loonud, võrdlen näiteks, mis on nende nii-öelda suhteline kuulsus, siis lähtuma subscriberite arvust ja minu enda oma, siis ma ei tea, kuidas mul nii sitasti on läinud. Et ma olen mõelnud selle peale, aga samas ma olen teinud seda, mida meeldib, nii nagu meeldib, et ma ei ole proovinudki niivõrd populaarne olla, kui lihtsalt ma olen nautinud videote tegemist enda rõõmuks. Et nagu praegugi ilmselt olen mina see, kes seda kõige rohkem läbi vaatab. Teistel on see üks järjekordne YouTube'i video, aga minule on see üks järjekordne südamelähedane mälestus sellest päevast ja eelkõige sellepärast ma neid videoid olengi teinud, et ise saaksin meenutada neid hetki. Täna jälle, kuidas see läheb meelest ära. Ma käisin LL viimane kord, sõitsin 1.34. Ma käisin eelmine kord, sõitsin 1.32 ja põhimõtteliselt täna sõitsin 1.30 juba. Kui sellised hüpped edasi lähevad ringiaja arengus, siis need jäävad meelde, et see ei ole lihtsalt üks järgmine kord, kui ma käisin, vaid et oi, ma olin jälle üle sekundi kiirem. Teab, kas see nüüd järgmine kord enam võimalik on. Kui siin rahakott lubab, siis ilmselt saab need Cup2-d ka ja ma pakun, et nendega võiks saada veel kiiremini sõita, ilma et mina nagu siis osavamaks muutuksin. See selleks, siin läks juba mõttelõng edasi, kuigi pidin ära lõpetama. Ma tahtsin lihtsalt tänada kõiki subscribereid, kes seda näevad või ei näe. Kes selle video lõpuni vaatas, siis pange kommentaaridesse 1337 ja kes äsja on, ma mõtlen midagi välja, kuidagi premeerin teid selle eest, et te nii lojaalsed olete, et see, ma arvan, on premeerimist väärt. Et 1337 kommentaaridesse ja kes äsja on, siis saate midagi ikka. Aga selge, vaikus majja, rehvid vahetada ja koju minek. Head aega. Surnuaia vahetus. Kell on 22.09. Kõigepealt tuli üks mootorrattur, keda ma Tabasalu rajal kohtasin ja rääkis minuga mingi aja. Siis tuli üks leedulane rohelise GR Yarisega ja ka rääkisime mingi aja ja nüüd on kell 22.09. Rajalt lahkusin kell 7 ja vahetasin rehvid ära, jõudsin juttu rääkida natuke. Ja nüüd on tähistaavajas väljas surnuaia vahetus ringrajal, et
saan lõpuks koju hakata sõitma.